disainisüsteemi köögi poolest siis TED-i näitel ja ma võib-olla küsikski, et kes siin on TED-iga kokku puutunud? Okei, võib-olla pooled äkki umbes. No siis, kes ei ole, siis kohe saavad teada, mis TED-i on, et ma seda mõistet siin selgitan kohe lahti ka, tutvustan ennem ennast. Mina olen Carolin, ma töötan Bitwebis, olen siis UI UX disainer ja TED-is olen siis liitdisainer. Aga minu kokkupuude varasemalt disainisüsteemidega, ma tegelikult õppinud olen üldse äriinfotehnoloogiat ETÜ-s, ehk siis ma ei ole disaineriks kui selliselt õppinud, ma olen disaineriks lihtsalt saanud siis, sest mul on huvi olnud. Ja disainisüsteemidega kokkupuude on olnud selline, et iga projektiga tegelikult on see olnud selline isetekkeline osa, et komponendid, mida sa tahad taas kasutada, et siis sa teed, isegi kui keegi seda ei nõua, siis sa teed need ise sinna kuskil eraldi lehele, et mul on olnud see juba selline käekiri, et ma enda jaoks teen selliseid asju eraldi. Ja enne TED-i ma olin 2 disainisüsteemi selliselt teinud, mis olid kliendi poolt justkui tellitud eraldiseisvad disainisüsteemid ja need olid selliselt tellitud, et need olid justkui tagasiulatuvalt, ehk siis disainisüsteemi ei olnud, aga süsteem ise oli ja siis tuli tagasiulatuvalt siis hakata neid komponente tegema ja kokku koguma seda korduma kippuvat mustrit ja seda siis ära ühtlustama. Ja ma räägin siis võib-olla mõningatest mõistetest ka kohe jõuamegi selle TED-i juurde ka, et mis see lühend tähendab. Et meil käivad siin mõistetest läbi ka Veera, mis on siis disainisüsteem, mis on Eesti riigile loodud. Kõikide iseteenindussüsteemide ja üldse e-teenuste jaoks siis riiklikus, avalikus sektoris siis kasutamiseks. Siis TEHIK, mis on siis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja TED-i on siis algupäraselt oli siis TEHIK-u disainisüsteem ja selle esitluse jooksul räägin ka, mis tast siis edasi on saanud, aga sealt see mõiste tulebki, ehk siis T tähendab TEHIK-ut ja disainisüsteem on siis TI. DOD on siis definition of done, et see on ka siuke mõiste, mis mingitest protsessidest või joonistest läbi käib, et see on selline reeglistik, mida TED-i komponendid jälgivad. Ja TED-i ready, see on selline mõiste, mis on tekkinud meil selle TED-i käigus, ehk siis need on sellised valideeritud komponendid, mille TED-i tiim on ise siis loonud, valideerinud ja mis jälgivad seda reeglistikku, mis on see eelmine DOD mõiste siis. Ja community komponent, siis pool ingliskeelne mõiste, aga see on olnud suupärane ja algupäraselt jäänud meil kasutusele. Ja see on siis see komponent, mille on loonud keegi teine TED-isse, TED-i disainisüsteemi, aga ta ei ole valideeritud siis TED-i tiimi poolt, aga seda saavad juba kõik kasutada. Ehk siis ükskõik, kes tahab, saab siis sinna TED-i disainisüsteemi luua komponente juurde. Ja võib-olla räägingi natuke sellest TED-i loomisest ja kuidas ta Veeraga kokku siis käib või kuidas need Veeraga siis ühise tee vahepeal leiavad ja uuesti lahknevad. Et siin on siis näha, et Eesti esimene tegelikult riiklik disainisüsteem Veera loodi 2018 aastal ja see oli selline PDF versioon, kus olid siis tegelikult värvid, fondid, aga seal ei olnud komponente, mida siis Figmas või arenduses kasutada saaks, siis ta ei olnud liiga praktiline. 2020 siis valmis Veera pre-alfa versioon ja seal oli siis juba Figma, HTML, CSS ehk siis sai juba kasutada mingeid komponente. Küll aga tollel hetkel juba hakati hangetes seda kasutama, ma ei tea, kas see eelkäija oli nii tugevalt hangetes sees, et 2020 see Veera juba hakkas riiklikult siis mingit sükest jalga kinnitama. Ja tegelikult 2021 tekkis selline TED-i eelkäija, mis oligi siis TEHIK-u disainisüsteemide kogumik. Ja see oli siis tegelikult, seal oli ainult arendus, ehk siis kuna TEHIK-ule arendas, TEHIK-u alla kuulub väga palju erinevaid projekte, väga palju erinevaid selliseid nii-öelda allharusid, aga kuna arenduspartnerid olid samad, siis arenduspartnerid hakkasid ise koondama neid komponente kokku, et sama arenduspartner tegi näiteks TEHIK-u mitmele erinevale projektile siis nii-öelda tööd, siis sai aru, et okei, kuskil kohas on see modaal või nupp arendatud, et taas kasutab seda ise siis teises projektis ka. Ehk siis sellest tegelikult tekkis selline isetekkeline arendajate loodud komponentide kogumik lihtsalt selle taaskasutuse eesmärgil. Siis 2022, kuna see kogumik tekkis esialgu tegelikult selle asutuse enda all, ehk siis selle erasektori ettevõtte alla ja see ei olnud nii-öelda siis justkui kõigile kättesaadav, vaid siis pigem neil endal siis erinevate TEHIK-u projektide vahel jagamiseks.
siis 2022 kolis see kogumiks siis TEHIK-u enda alla, ehk siis TEHIK sai selle üle selles mõttes kontrolli, et seda said ka teised TEHIK-u projektid kasutada, kus võib-olla see arenduspartner ei olnud siis partneriks. Ja 2023 sai tegelikult alguse ja reliisiti siis tegelikult Veera 1.0.0 ehk siis kuna Veera on ka, siin on juba näha, et 3 aastat on vahet olnud, siis Figma on vahepeal uuenenud ja igasugust võimekust on juurde tulnud, ehk siis see vajas lihtsalt uuendamist ja võib-olla ka mingid komponendid on juurde tekkinud ja nii edasi, et siis see oli see põhjus, miks riik tellis siis tegelikult tegi hanke ja telliti siis nii-öelda uus Veera versioon. Seda alustati ja lõpetati siis 2023 aastal ja 2023 aasta lõpp oli tegelikult see, kui TEHIK otsustas, et see komponentide süsteem, mis tegelikult visuaalselt on ka alati Veerale tuginenud, et see vajab ka korrastamist, sest keegi otseselt ei hallanud seda, see oli selline isetekkeline, keegi ei lahendanud võib-olla seal mingid, ma ei tea, bugisid ära või ei kontrollinud nii palju seda ligipääsetavuse nõuet, ehk siis kellelgi ei olnud eraldiseisvalt aega sellega tegeleda, sest see oli projektide kõrval nähtus siis. Ehk siis TEHIK-ul oli eesmärk, et keegi võtaks selle eest vastutuse ja haldaks ja hooldaks ja korrastaks seda. Ja 2023 lõpus oli juba siis arutelu, et kuidas seda teha, et kas võtta siis eelmised komponendid põhjaks või olid ainult arutelud, aga ei olnud jõudnud veel siis midagi otseselt luua. Ja 2024 siis tegelikult kevadel liitusin mina selle projektiga või aasta alguses tegelikult. Ja siis avalikustati, siis tehti selline esitlus veel sellest Veerast, panin selle siia kirja, sest siis me olime just Tediga mõtlemas, et kuidas me alustame seda, kas me võtame Veera põhjaks, kas me võtame eelmise Tedi eelkäija põhjaks. Ja kevadel või talvel siis juba vaikselt alustasime sellega, et hakkasime looma, siis tegelikult otsustasime puhtalt lehelt tuua ja hakkasime looma siis Figmat ja neid komponente, mis siis tulid tegelikult Tedi eelkäija põhjal siis. Ehk siis me võtsime selle endale kõrvale, me alustasime selles mõttes puhtalt lehelt, aga me võtsime kõik eelmised komponendid endale alla, et nende näolised ja sarnased komponendid siis ise uuesti luua. Aga kuna nagu maja renoveerimisega on ka, siis me ei hakanud täpselt neid samu komponente puutuma, sest see võis ka midagi kuskil mujal ära lõhkuda. Ehk siis me tegime uue komponentide süsteemi, kus me lihtsalt siis vaatasime, milline vana on ja tegime uue selle järgi, aga siis lihtsalt niimoodi, et vanad veel eksisteerisid juhul, kui need olid mingites projektides kasutusel. Ja siin on ka, sellest me räägin ka natuke täpsemalt, aga Tedi siis üleni ise koosnebki Tedi Redist, see on siis see mõiste, mis ma enne rääkisin, et see on siis Tedi tuumiktiimi poolt heaks kiidetud ja loodud komponent ja community komponentidest, mis on siis kogukonna loodud komponendid, et see kokku moodustab tegelikult siis Tedi terviku. Ja 2025 ehk siis käesoleval aastal jaanuaris lisandus meil lisaks Reactile siis juurde ka Angular. Pärast näitan seda keskkonda seal ka. Ja siis selle aasta lõpupoole augustis-septembris tuli siis see info, et Tedi saab üleriiklikuks. Ehk siis Veera enam ei jätka, ta praegult veel küll jätkab mingi aja, aga et Tedi saab üleriiklikuks ja seda siis tegelikult põhjusel, et Tedi vastu oli huvi väga suur, ehk siis isegi asutused, kes ei olnud kohustatud seda kasutama, tahtsid seda kasutada. Ja see põhjus ei olnud tegelikult isegi disainikomponentides, vaid oligi siis arenduskomponentides. Et on näha, et Veeras tegelikult oli loodud siis HTML, CSS, aga Tedis oli siis loodud juba Angular, juba React, ehk siis arenduskomponentide ja arenduse kiirendamiseks oli siis tegelikult see otsus tuli kõrgemalt poolt. Ja ma sellest Tedi tulevikust räägin siis lõpus uuesti veel, aga see oli ka võib-olla üks asi, mida välja tuua, et Veera oli tegelikult, see on ka tellija poolt võib-olla tekkinud selline asi, et Veeral ei olnud sellist tiimi, kes kogu aeg sellega toimetaks, aga disainisüsteem põhimõtteliselt sureb sellel hetkel, kui ta sünnib, kui temaga ei tegeleta. Et tihti tekibki nagu selliseid jooksvaid probleeme, mis sa pead ära lahendama, sa pead sinna mingid komponente juurde tegema vajaduspõhiselt, võib-olla muutma kogu aeg tegelikult komponendid ja ma ei tea, mingid regulatsioonid muutuvad, ehk siis Veeral lihtsalt puudus selline keskne tiim, kes sellega kogu aeg tegeleks ka, sest see telliti hanke korras, sai valmis ja siis pandi seisma.
ja siin on siis see mõiste uuesti lahti kirjutatud, mida siis tegelikult TEDi nüüd tähendab. Ehk siis kui see algupäraselt oli TEHIK-u disainisüsteem, siis nüüd sai sellest terve Eesti disainisüsteem. Ja mis ta siis on? Ta hõlmabki endas siis Figma, Reacti ja Angulari komponente ja lisaks ka siis dokumentatsiooni. Ma näitan pärast neid keskkondasid ka lähemalt ja peamine eesmärk ongi siis ühtlustada väljanägemist, vähendada kindlasti sükest korduma kippuvat tööd, mis iga projektiga muidu kaasneks. Ühtlustada kasutaja mugavust ja kvaliteeti ja seda ma juba ütlesin, et arendusprotsesside kiirendab arendusprotsesse. Ja ma panin siia mõned numbrid ka, kuna täna on selline esitlus, mis on rohkem disaineritele mõeldud, siis ma siin räägingi rohkem disaini osakonnast ja Figmast siis. Et Figmas praegult on TEDi disaini süsteemi küljes on 29 tiimi. Et see tähendab, et need on siis tegelikult mingid eraldi temaatikatega projektid siis, ehk siis nemad võtavad TEDist komponente. 137 komponenti on Figmas loodud, 655 muutujat ja ma vaatasin Figma kasutajate nende domeenide asutuste järgi, et meil on praegu 25 asutust Figmas siis, kes siis TEDi justkui kasutavad. Või siis sellesse ka panustavad, et see on siis see kogukond. Ja siin ongi natukene näha ka, et kes praegult TEDi kogukonna moodustavad. Roheliselt on välja toodud avaliku sektori organisatsioonid, kes siis on tellijaks ja lillaga on välja toodud siis erasektori partnerid, kes siis tegelikult panustavad TEDi komponentidesse. Nii nende arendamisesse, disaini tagasisidesse, arendustagasisidesse, arendavad ise juurde mingeid asju või siis lihtsalt annavad siis olemasolevatele tagasisidet. Et siin on siis siuke punt koos. Ja ma võib-olla vaatakski siit näiteks seda TEDi protsessi, et kuidas meil praegult onboardingu ja TEDi disaini protsess käib. See protsess sai siia Figmasse, sellele on tegelikult kõigil ligipääs. See sai siia Figmasse hiljuti alles lisatud, sest varasemalt oli ta meil teises keskkonnas nii-öelda luku taga, et nüüd on meil selline reegel ka, et kõik TEDi asjad on tegelikult avalikkusele kättesaadavad. Ka meie enda sisetööd ja siseprotsessid ja isegi ka meie enda töötaskid on kättesaadavad ja nähtavad, et millega keegi tegeleb parasjagu. Ja siin on siuke teekond, mis on mõeldud siis TEDi esmakordsele kasutajale. Siin on näha siis, kes TEDi taga on. Ja Siret ja Tõnis istuvad ka siin ruumis seal taga akna ääres, et Siret on tegelikult TEHIK-u poole pealt siis tooteomanike tellija ja Tõnis vastutab siis kogu tehnilise osa eest. Et täna ma arendusse liiga süvitsi ei lähe, aga kellegi hiljem on küsimusi, siis Tõnis saab vastata. Siis siia on koondatud kokku erinevad keskkonnad, kuhu ma ka pärast lähen täpsemalt sisse. Siin on korduma kippuvad küsimused, millesse ka me pärast läheme. Ja siin on sellised protsessid, siis onboardingu protsessi ja disaini protsessi korraks vaataks läbi. Et kui projekt tahab TEDi tiimiga liituda või TEDi disainisüsteemiga liituda, siis ta annab märku sellest Siretile peamiselt siis. Ja siin on selline väike to-do list, mida projekt ise peab selleks tegema ka, et meile võimaldama mingid, mõtlema läbi, et kas ta tahab oma projekti siis tuua Figmasse, kus maal see projekt on, kes vajavad ligipääsusid. Siis me teeme tavaliselt terve tiimiga onboardingu, siis tutvustame kõiki neid keskkondasid, kus TEDi siis elab ja peale seda siis saadame ka mingid siis tähtsamad kohad, kuhu tuleks liituda, näiteks siis disainikoosolekud ja regulaarsed arenduskoosolekud. Ja siin on ka siis see protsessi osa. Ja siin on siis välja toodud ka, et kust kohast tuleks ise infot ammutada veel. Ja siis me anname tavaliselt ligipääsu nendele inimestele, enamasti puudutab see Figmat, sest arenduses ei ole ligipääsusid vaja, aga Figmas me teeme tegelikult igale organisatsioonile eraldi oma siukse workspace'i, kus me anname siis ligipääsu ja siis nad saavad ise seal sees neid projekte moodustada ükskõik kui palju vaja on ja siis anda seal inimestele omakorda siis ligipääsusid ja faile moodustada. Ja lisaks siis toimuvad meil siis üle 1 nädala disaini ja arenduse koosolekud, ehk siis me saadame need kutsed laiali, kutsume siis Slacki,
Slackist ma räägin ka pärast veel täpsemalt, et meil on seal siuke suhtluskeskkond, kus siis kõik kogukonna liikmed justkui saavad omavahel siis jagada, kellel on mingi mure, kellel on mingi küsimus, kes tahab kellegi projektist mingit arendatud või disainitud asja, aga seda ei ole seal community's. Et seal käib erinevates kanalites erineval eesmärgil vestlus. Ja kui meil on siis see ettevõtte onboard itud, siis peale seda ongi siis see küsimus, et kas Figma faili toome siia Dedi Figmasse või mitte. Et Figma praegult ei võimalda selle disainisüsteemi küljes olla üle mitme organisatsiooni. Ehk siis kui see Figma fail on organisatsiooni enda Figmas, siis ta ei pääse selle disainisüsteemini lihtsalt, sest see on Figma enda piirang. Ehk siis ta ei saaks neid uuendusi, ta saaks selle endale alla dubleerida, ehk siis endale lokaalselt siis põhimõtteliselt salvestada ja seda kasutada. Aga jah, siis ei saa uuendusi ja meil iga komponendiga tegelikult toimub ikkagi iga kuu mingid uuendused ja täiendused. Ja juhul, kui on vaja siis liigutada Figma fail siis Dedi Figma alla, siis mina peamiselt siis loongi selle workspace'i sinna valmis ja siis me liigutame selle faili sinna ümber. Ja sellega ma alati saan aidata, et Figmal ongi selline tegelikult funktsionaalsus olemas, kuidas faile liigutada niimoodi, et see tuleb koos ajalooga, koos kommentaaridega ja kõik lingid jäävad terveks, kui need olid ennem selle organisatsiooni enda all. Ja siis on väike juhend tegelikult Figmas endas ka, et kuidas siis, mis library'd tuleb endale sinna faili külge lisada. Et Dedil on eraldi veel tegelikult siuke ikoonid ja kaardikomponendid, mis on ka siis mitte kohustuslik lisaks sellele põhidisainisüsteemile siis. Ja põhiline asi, mis küsimus kõigil tihti disaini poole pealt juba tekib, ongi see, et mis siis, kui midagi muuta tahaks, mida ei ole seal disainisüsteemis, tahaks midagi juurde, tahaks midagi muuta. Siis meil on selline keskkond, ma lähen pärast nendesse keskkondadesse täpsemalt sisse, selline keskkond nagu GitHub. Ja seal on selline sektsioon, mis ongi siis discussions ja seal saab selliseid postitusi teha. Ja seal on meil nimekiri nendest postitustest, mida saab siis tegelikult nagu hääletada ülesse poole ka, ehk siis kellel on veel see sama vajadus, mida ta juba näeb sinna postitatud, siis ta saab hääletada selle poolt. Ehk siis sealt meie saame info, et kellelgi on midagi vaja, mida meil praegult ei ole. Ja me võtame seda arvesse ja sõltuvalt siis meie sellest mis meil juba töös on, et siis me saame seda prioriteeti natuke muuta, et juhul kui on näha, et mingi postitus on saanud rohkem hääli, et järelikult see on mitmes projektis vajalik. Ja need postitused, mis sinna tekivad, need ma võtan alati disaini koosolekutel ka teemaks. Ehk siis me käime sealt läbi ka, sest tihti inimesed igapäevaselt seal GitHubis ei käi, et siis seal ma saan ka tagasisidet selle kohta, et kas kellegi projektis veel on seda sama komponenti vaja. Ja siin siis ongi jah see disaini koosolek ja disaini koosolekul arutame ka siis kõik need teemad läbi. Ja siin on ka selline väike lahtnemine, ehk siis kui projektil on kiire ja meie ei jõua seda komponenti talle nii kiiresti valmis teha, kui tema tahab. Disainis käib see kindlasti palju kiiremini, arenduses võib see aega võtta palju kauem. Siis võib see projekt ise selle komponendi valmis teha, et seda me oleme ka nüüd praktiseerinud, et lihtsalt koostöös selle projektiga ma teen ise mingit design review'd, vaatan üle, milline see komponent on, et see oleks juba suunatud selles suunas, et kui ta tuleb Dedisse, siis ta tuleb sellisena, nagu ta juba selle siis valmis teeb seal oma projekti. Ehk siis jah, et selle võib enda projekti lokaalselt valmis teha ja hiljem siis tekib ta lihtsalt Dedi disainisüsteemi siis tagant järgi. Ja arenduses siis samamoodi tegelikult, et kui meil on mingid komponendid, mida arendatud ei ole, aga projekt tahaks juba seda kasutada, siis selleks meil ongi see community osakond seal ka olemas, et siis see projekt, kellel seda vaja on kõige kiiremini, saab selle ise valmis arendada, paneb selle sinna kogukonna repositooriumisse tagasi ja teised projektid, kellel ka seda vaja on, saavad juba seda kasutada. Ja me anname siis märku, kui meie oleme selle liigutanud nii-öelda siis sinna Dedi Redisse, et see meie tiim on siis üle vaadanud ja nii-öelda siis heaks kiitnud ja mingitele reeglitele vastavaks selle viinud, et siis jah. Ja siin on siis näha, on siin tegelikult 2 sellist voogu ka, et siin musta ala peal on siis see tegelikult, mis on siis projekti enda tiim ja selle valge ala peal on siis Dedi siis tuumiktiim, et mida siis meie teeme peale seda, kui tuleb uue komponendi vajadus. Et me teemegi selle komponendi siis esialgu algab kõik disainist, me teeme selle Figmas valmis
ja isegi disainil on siis oma selline definition of done, et selline list käib meil nii arenduse kui disaini kui ka isegi dokumentatsiooni kohta, et selline justkui sihuke checklist, et mis peab olema tehtud selleks, et me selle nii-öelda välja anname selle komponendi. Et siin on siis mõningad näited, mis ma ei toonud seda tervet listi siia, aga asjad, mis disaini komponendis siis, millele me tähelepanu pöörame. Et üks ongi see, et Figma komponent peab alati omama muutujaid. Muutujad, mis meil on Figmas, lähevad edasi tegelikult arendusse. Ehk siis jah, isegi nii, kuidas nad Figmas nimetatud on, see läheb siis täitsa edasi otse arendusse. Siis komponendil peab olema light ja dark mode. Kuigi praegu dark mode'i kasutajaid liiga palju ei ole, siis see on meie enda komponendi nõue ikkagi, et kui keegi tuleb, siis meil on tegelikult see võimekus ja tugi juba olemas. Komponendil peab arvestama selle erinevate seadme suurustega. Et siin on ka siis väike näide. Ja peame siis jälgima ligipääsetavuse nõudeid. Testime kasutatavust juhul kui vaja on, et igal pisikesel komponendil me ei testi kasutatavust, et kui tegu on näiteks võib-olla mingi staatuse või mingi pisikese asjaga, mis ei ole interaktiivne komponent, et siis me kõikidel asjadel ei testi kasutatavust, aga kui tegu on näiteks ma ei tea, tabeliga, mis peab mobiili ära mahtuma, siis sellisel juhul meil on vaja testida ikkagi, et kas see on kasutajale arusaadav ja nii-öelda läbitav siis see voog. Siis me lisame staatused Figmas, et kus maal see komponent enda arendusega siis on või ka kas tal on dokumentatsioon olemas. Et siin on siis näide, et tegelikult see on mitmetasemeline selline staatuste lisamine. Ja siis kui komponent käib meil tegelikult disaini review'st läbi, ehk siis keegi teine disainer vaatab selle üle, vaatab lisaks sellele, kas ta jälgib seda listi, vaatab ka üle, kuidas ta nimetatud on ja kuidas need nii-öelda atribuudid selle komponendi küljes nimetatud on, et kas see on arusaadav. Sest seda hakkavad kasutama väga paljud teised disainerid, et siis ei teki seda olukorda, kus see disainer, kes selle disaininud on kuidagi enda mingite mõistete või harjumuste järgi selle teinud ja teistele see ei ole arusaadav. Ja siis toimub komponendi reliis, et meil toimub disaini ja arenduse komponentide reliisimine tegelikult erineval hetkel. Et kõige alguses, kui me alustasime projektiga, siis me mõtlesime, et hakkame samaaegselt neid siis, et kui saab valmis nii dokumentatsioon kui disain kui arendus, et siis anname selle komponendi välja. Aga üsna kiiresti saime aru, et see ei toimi, sellepärast et prototüübid on niikuinii arendusest ees. Ehk siis me peaksime mitte neid blokeerima nii kaua, et nad saaksid neid komponente juba prototüübis kasutada, et siis ei tasu seda blokeerida nii kaua selle taga, et meil on arendus maas, sest arendus võtabki kauem aega. Pluss nüüd on arenduses ka teine raamistik juures ja võib-olla tuleb ka kolmas raamistik, et siis läheb lihtsalt ühe komponendiga liiga kaua aega, et see nii-öelda täiesti valmis tunnistada, kuidas meil algupäraselt mõeldud oli. Et praegult siis saabki kogukonnast või keegi teine arenduspartner siis arendada selle ära, kui meie tiim ei ole seda jõudnud teha. Ja kui komponent on valmis, siis Figma tegelikult teavitab ka, et kõik, kellel on siis see Figma fail on külge võetud, siis nad saavad tegelikult teavituse, sinna tuleb väike siuke mummuke juba juurde, et mingid uuendused on tulnud siis sellest disainisüsteemist ja siis saab seda uuendada. Ise saab valida ka, et mis komponenti uuendada, et seda ei pea kogu aeg kõike korraga uuendama, kui on oht, et võib-olla mingi prototüüp, mis ma ei tea, oli juba arenduses, et see ei muutuks, et siis saab seda Figma siseselt tegelikult reguleerida. Ja kord kuus teeme siis ka sellise release notes'i, et me release'ime kiiremini, et kui midagi valmis saab, siis me juba anname selle Figmas välja. Aga kord kuus saadame välja sellise uudiskirja, et mis asjad siis see kuu valmis said, et iga kuu viimasel 4 päeval on siis meil selline release. Ja siin kõrval on ka dokumentatsiooni selline voog. Et siis kui disaini komponent on valmis, siis me hakkame sellele dokumentatsiooni looma. Dokumentatsioonil on ka enda selline reeglistik. Ma panin siia paar sükest lehekülge siis, mis seal alati olemas peavad olema, et üks on siis kasutusjuhend, mis sellele komponendile tuleb. Ja sinna tulevad alati need näidised ka veel, need näidised tulevad ka otse Figmast. Pärast näitan seda nii-öelda siis laivis ka seda lehekülge. Ja siis meil on eraldi veel ligipääsetavuse nõuete lehekülg. Ja seal on siis võib-olla huvitav või kasulik projektidele see, et kuna TEDi saab tagada komponendi ligipääsetavuse ainult
kuni mingi maani, sellepärast et see komponent eraldiseisvalt peab jälgima mingeid oma reegleid, aga kui teda kasutatakse mingi teise komponendiga koos, siis meie ei tea siinpool olles, et millega teda kokku pannakse. Nii et siis sinna sai tehtud selline eraldi veerg, et mida peab ise järgima. Et see on arendajatele või disaineritele siis selline lihtsustatud tabel, kus siis saab vaadata, et okei, et mida see tegi ise, jälgis ja tagas sellel komponendil, aga mida peab jälgima, kas siis mingi teise komponendiga kooskõlas, kuidas see ligipääsetavus siis tagada. Ja juhul, kui komponent sisaldab siis tekstilist sisu, siis meil on kirjutamispõhimõtted ka juurde lisatud. Ehk siis näiteks nupul on tekstiline sisu, et mis vormis tekst peaks olema ja kui pikk ja nii edasi, et sellised, aga on palju komponente, millel tekstis üldse ei olegi, et mingid laadimiskomponendid või sellised, kus on lihtsalt ainult visuaal. Ja siin siis tegelikult toimub protsess samamoodi, et ongi dokumendi review on, kes ta jälgis seda nii-öelda listi ja siis kui jälgis, siis meil on avalikustamine ja siis samamoodi läheb sinna release notes'i siis juurde, et me tegime valmis mingi komponendi lehe ja see siis võib täiesti eraldiseisvalt eraldi ajal tekkida, et meil võib see komponent Figmas olla juba tegelikult kuu aega või 2 kuud isegi juba kasutusel ja avalikustatud, aga lihtsalt see dokumentatsioon jõuab järgi hiljem. Et vahel nii on, kuigi teeme üsna kiiresti neid järgi ja üritame järgi hoida. Ja siin on ka arendusprotsess, aga ma arendusprotsessi süvitsi sisse ei läheks. Sellepärast, et täna keskendub rohkem disaini teemale ja arenduses võib-olla oluline asi on see teada, et mida ma olen korduvalt maininud ka tegelikult, et kui meie tiim ei ole jõudnud arendada, siis saab ka ise arendada. Saab selle endale nii-öelda eraldi haru teha, arendada oma asjad ära, panna sinna kogukonda tagasi ja keegi teine saab ka juba kasutada. Et seda on meil Slackis ka olnud palju sellist kogukonna omavahelist vestlust, et milline projekt selle projekti või selle komponendi kõige ennem töösse võtab. Et siis sellised arutelud käivad arendajate vahel ka. Nii, aga ma hüppaksin siis tagasi sellest protsessist siia. Ja siin ma räägiksingi natuke nendest keskkondadest, ehk siis kus Tedi elab. Kirjeldan võib-olla need kõik natuke lahti ja siis läheks sinna sisse. Et Zero Height on siis tegelikult dokumentatsioonikeskkond ja seal siis elab iga komponendi kohta siis kasutusjuhend. Näidised, viited ja seal on ka meie enda kontaktid ja mis iganes selline nii-öelda abisektsioon on ka siis seal olemas. Et miks just Zero Height, siis tegelikult see sai peamiselt võetud sellepärast, et Veera oli ka juba Zero Heighti peal ja see oli lihtsalt selline valmis produkt, mida ei pidanud liiga palju kuidagi muutma ja ta võimaldas väga palju asju omavahel kokku tuua, et arenduskomponente sai seal kuvada, Figma komponente sai seal kuvada ilma, et me paneksime sinna kuidagi piltidena, et siis ta võtab otse Figmast sinna ja ka muutujaid saab isegi seal kuvada, ehk siis ta lihtsalt võimaldas nii palju. Küll aga seal on ka omad piirangud, aga jah, selle nii-öelda võimekus oli piisav. Siis Figmas siis asuvadki disainikomponendid ja lisaks tegelikult ka kõik Tediga seotud projektid, et kõik projektid, kes tahavad olla nii-öelda up to date Figma disainisüsteemi küljes, on siis selles samus Tedi Figmas. Siis on GitHub. GitHubis on peamiselt arendajatel kõikide komponentide kood, aga ka juhendid arendusele ja seal on ka need meie see reeglistik, see DOD, siis, mis on siis see definition of done. Lisaks on seal koosolekute kokkuvõtted ja lingid erinevatesse keskkondadesse. Ja seal toimub ka arutelu, et seal on tegelikult ka need discussioni postitused, mis ma mainisin, kui keegi soovib uut komponenti, siis need on ka meil GitHubis. Siis Storybookis saab näha siis arenduse komponente, nii Reacti kui Angulari omasid ja Slackis toimub siis jooksev suhtlus, ehk siis seal on igasugused kanalipõhised, nii-öelda teemapõhised kanalid ja siis nendega seoses arutelu. Aga ma läheksingi siis keskkondadesse ka ja näitan siis võib-olla esimesena seda Zero Heighti. Et siin on näha, see on siis avalehekülg, siin on mõned siuksed lühiteed ka erinevatesse keskkondadesse. Ka sellele protsessile, et isegi kui Figmasse sisse ei taha tulla, siis tegelikult siin näeb ka kõiksugu sellise olulise info ära, et see tegelikult ongi mõeldud ka toote omanikele ja projekti nii-öelda tellijatele, kes ei pruugi
kas GitHubi või Figmasse isegi sisse logida mingitel erinevatel põhjustel. Ja siin on siis sellised sissejuhatavad leheküljed ja siin on meil tegelikult, ma korra näitan seda ka. Siin on meil endal selline sisemiseks tööks samamoodi vajalik komponentide staatused ka, et need on tegelikult up to date ja siin on näha, et mis komponentidel, mis asjad on tehtud, et need on ka sellised suuremad tükid meie sellest tegevuste nimekirjast, mida me iga komponendiga teeme. Et valged mummud näitavad siin, et seda asja ei saagi siis teha või seda siis nõuet testida. Roheline näitab, et on tehtud, punane on, et failis ja kollane on siis, et tegelikult tegemisel või ootab mingit vastust või on just testimisel. Ja näitan siis ka komponentide osa, et siin on siis näha, näitan kohe varsti Figma faili ka ja siin on näha, et see struktuur, mis siin külje peal on, et see on tegelikult meil sama nii arenduses kui ka Figmas, ehk siis lihtsalt, et kasutajal oleks kerge komponenti üles leida. Ja siin on siis näha ka, et on kasutusjuhendid, erinevatel komponentidel näidised ja siis need näited, mis ma seal näitasin enne ka ligipääsetavuse kohta, on selline juhis ja kirjutamispõhimõtted, juhul kui on mingeid põhimõtteid kirjutada, et kõigi komponentidel ei ole. Ja see on ka avalik lehekülg ja see tegelikult meil just nüüd eile õhtul, täna hommikul läks siis uue domeeni peale, mis on siis nüüd dedi.ee, sest ennem oli ta dedi.tehik.ee. Nii et kui keegi Figmas ringi liigub lähipäevadel, siis seal on veel lingid katki. Siis, siit tagasi. Siis näitaksingi tegelikult Figmasse. Ehk siis see ongi siis põhidisainisüsteem. Näitan võib-olla siit korraks seda, mis disainisüsteemid siin, mis nii-öelda failid siin disainisüsteemi juurde veel kuuluvad. Et siin ongi siis see dedi ikoonid on veel, siis on dedi kaardi komponendid, need on eraldi seisva sükse hanke raames tegelikult tekkinud, mida tellis hoopis meil Keskkonnaministeerium, kuna Eesti kaardirakendustel ei olnud oma komponente ei Veeras ega dedis. Ja community, mis on siis tegelikult endine selle dedi-redi eelkäija ka. Ja siin on siis hästi väike sissejuhatav lehekülg. Siis on disaineritele selline avalehekülg, siis, kus on siis juhendid, kuidas midagi üles leida, mida mingid staatused tähendavad, samamoodi lingid, kuidas seda endale faili külge siduda, seda disainisüsteemi, kuidas käib see versioniseerimine, et meil on tegelikult sellel failil versiooni number. Seda Figmas ka alguses ei olnud, et arenduses on kogu aeg olnud faili või need nii-öelda versiooni numbrid, mis on tavapärane. Aga Figmas ei olnud, sest Figmas ka kuidagi kogu aeg orgaaniliselt midagi muutus, aga mingi hetk me otsustasime, et me paneme selle numbri just selle pärast külge, et osad tegid duplikaate siis nendest disainisüsteemidest ja siis sa näed kohe selle numbri järgi ka ära, et kas sinu see duplikaat on mitu versiooni vana ta justkui on. Või üldse, et kui sa ei ole seda uuendanud, et siis sa näed, et mitu versiooni on tegelikult vahepeal muutunud, et isegi kui sa oled selle Figma disainisüsteemi küljes otse. Ja siin on siis näha on peamine selline komponentide lehekülg. Näitan siin kohe täpsemalt, kuidas siin. Ja. See Figma fail tegelikult ei ole nii suur, et ta kokku peaks jooksma, aga ma ei tea, mis esimene siin peale tuli. Nii. Ehk siis see on tegelikult selline peamine lehekülg, kus on siis Figma komponendid. Neid lehekülgisid on siin külje peal näha, et on veel. Ja need on need samused nii-öelda siis struktuur on sama, mis seal dokumentatsioonis siis oli. Ja korra näitan võib-olla ka seda, et kuidas siin see loogika on üles ehitatud, et siin on igal komponendil päises, siis kuna Figma ise ei võimalda seda staatuste haldamist niimoodi, et me saaksime panna mitmetasemeliseid staatuseid ja et kas React on arendatud või Angular on arendatud või seal on lihtsalt see, et kas on tehtud või mitte tehtud, ehk siis me pidime ise mõtlema natuke, et kuidas me neid olekuid näitame. Et need olekud on näha siin selle komponendi juures siis päises, kui see fail lahti on. Aga juhul, kui see komponent on nii-öelda disaineril siis seal failis sees, siis selle tarbeks sai siis pandud tegelikult siia külje peale ka selline enda tekitatud siuke pseudo nii-öelda, ma ei tea, kas seal on näha külje peal siis, selline nii-öelda parameeter siis justkui, mis ütleb, et kas see on arendatud või mitte, et juhul, kui see
komponent on sinna disaini enda projekti sisse tõmmatud, et siis sa ei pea siia faili tulema vaatama, kas ta on arendatud või mitte. Juhul, kui ta on täiesti arendatud, siis tegelikult ma eemaldan need ära, ehk siis kui emmas-kummas on arendamata, siis on tegelikult seda staatust seal näha. Ja siin on siis iga komponendi kohta on näha, et kas tal on dokumentatsioon olemas. Juhul, kui tal on ka arendus olemas, siis on siin linkid juures. Ja on selline võib-olla disaineritele väike juhend. Siis on näidised, siis on light mode ja dark mode, mis on siis muutuja põhised, neid saab siis vahetada. Ja siis on ka see Figma komponent ise. Ja siin lõpus võib ka veel mõningaid näidiseid olla. Ja siis siin hoiame tegelikult manuaalselt update itud siis seda, et millal midagi suuremat on sinna komponendile veel juurde tulnud. Et juhul, kui seal on tulnud mingi variatsioon juurde või on mingi suurem muudatus, mis on visuaalne, siis see tuleb siia alla märkena kirja ka veel. Ja kui komponendil on oluline ka näidata sükest desktopi või mobiili mingit paigutust või asukohta, et siis me oleme teinud ka need vaated siia alla. Et need on siis komponendist eraldi. Keegi on täpselt samal ajal siin selle faili peal ka. Mõtlen, kas ma näitan muutujaid ka, mis on võib-olla siuke hea tausta lugu, sest need muutujad on ka üks põhjus. Kui me mõtlesime algusest Edi puhtalt lehelt luua, siis me tegelikult tahtsime võtta selle Veera Figma faili põhjaks ja mõtlesime, et kustutame sealt ära mingid komponendid, mida me ei vaja ja teeme sinna juurde komponendid, mida siis tehikul siis vaja on. Ehk siis need komponendid pisut erinesid, sest Veera rohkem selliste üldiste komponentide kogumik, et seal on ühte nuppu näiteks 3 suurust, tehikul näiteks ei olnud 3 suurust vaja, oli ainult 2 suurust. Ja tehikul on juba spetsiifilisemad komponendid, mingid suuremad klikatavad kaardid ja nagu sellised mis lähevad juba mingi vaatega natuke spetsiifilisemaks, aga samas mitte liiga, et nad on üle projektid ikkagi kasutatavad, et nad on korduma kippuvad. Aga miks me ei saanud seda Veerat põhjaks võtta, oli siis tegelikult see, et tollel aastal, kui Veerat hakati siis disainima, mis oligi see 2023, siis Figma alles tegi endale muutujad. Ja Figma muutujatest ei olnud tegelikult häid näiteid veel ja igaüks pidi veel ise avastama, et kuidas neid muutujaid kõige paremini kasutada. Ja Figma tegi natukene selle osa veel keeruliseks, et kui need muutujad olid kuskile loodud, siis need ei saanud nagu üle kollektsioonide ümber liigutada. Ehk siis nii nagu nad alguses paika on pandud, siis nii nad jäävad ka. Et selline veider piirang, et kes alguses või isegi praegult ei saa neid liigutada, kes alguses neid muutujaid lõi ka, et siis võib-olla puutus sellega kokku. Siis Veeras oli natuke sama põhimõte nagu meil siin on, et meil on sellised baasmuutujad kõikide erinevate siis erinevat tüüpi muutujate kohta, et baasvärvid on, baasnumbrid, baasfondid, mis ei oma siis endal siis tähendust, kust neid kasutatakse. Ja see oli siis Veeras sama, et seal olid ka baasmuutujad. Ja Veeras oligi 2 kollektsiooni, üks oli siis baasmuutujad ja teine oli siis semantilised muutujad. Meil on siis iga selle tüübi kohta siis on semantilised muutujad ka, et semantiline siis annab tähenduse sellele värvile, et kas ta kasutatakse nupus või teda kasutatakse selles mingis teavituses või staatuses, et siin ta annab sellele värvile tähenduse ka. Ja kuna me hoidsime neid värve, või õigemini Veeras me nägime, et värvid ja numbrid olid segamini, ehk siis seal oli semantiliste muutujate kollektsioon, aga seal sai vahetada dark mode ja light mode'i vahel, ehk siis hele ja tume, aga värvid ja numbrid olid segamini, ehk siis sul oli võimalik tekitada olukord, kus sul number on siis, ma ei tea, näiteks light mode'is üks number ja dark mode'is teine number, aga meil seda segadust me ei tahtnud, et seda tekiks, et meil oleksid numbrid ja värvid segamini. Et see oli siis tegelikult põhjus, miks me tegime eraldi endale ikkagi puhtalt lehelt selle Figma faili ka. Et siin meil on numbrid ja värvid eraldi hoitud ja see ongi siis nüüd positiivseks ka seetõttu osutunud, et me oleme siia lisanud ka teisi mingite organisatsioonide põhiseid värvi muutujaid juurde. Meil on tegelikult RIT ja MUIS, mis on siis 2 organisatsiooni, või 2 projekti, kes on siis tahtnud oma värve kasutada, mida me muidu üleüldiselt ei soodusta, aga kui kellelgi on mingid omad põhjused, siis neid saab siia juurde lisada iseenesest. Ja samal ajal siis, mis nende semantiliste numbritega on, et nendel me oleme saanud kasutada mitte siis light ja dark mode'i, sest see pole värviga seotud.
parameeter, sest siin meil on hoopis siis desktop, tablet ja mobiil. Et siin on võimalik näiteks siis teha seda erisust ka, et kui mingi font on desktopis suurem, siis ta on mobiilis väiksem. Ehk siis ühel muutujal on mitu erinevat väärtust. Ja värvid ja numbrid on eraldi hoitud. Et see oli siis tegelikult siuke põhimõtteline erisus, miks me ei saanud seda põhjaks võtta. Ja ma ei tea, kas kellelgi on äkki Figma kohta küsimusi, kui mul see siin praegu lahti on. Või kui ei ole, siis ma liigun edasi. Nii, kas me olime? Siis GitHub. GitHubis ongi siis meil ka selline, siin on siuke avaleht, siin on näha siis kõikide erinevad nii-öelda siis boardid, mis lähevad siis disaini, Reacti ja Angulari, ehk siis siin ei hoita tegelikult ainult koodi. Et selle GitHubiga on olnud ka võib-olla see, et siia võib-olla disainerid kardavad natuke sisse tulla, sellepärast et see ei ole olnud tavapärane tööriist. Aga siin tegelikult on eraldi siis disaini osa, kus siis tegelikult on näha, et mis projektis praegu ka disainis nii-öelda töös on, et siin on minu enda taskid ja mis on tehtud, mis on tegemisel, mis on ideed, ehk siis see on tegelikult avalik kõigile. Ja arendusel on siis samamoodi. Ja mida ma võib-olla veel näitaksin, ongi siis need discussionid. Et see on siis tegelikult see osa, millest ma rääkisin, kus on siis komponentide soovid ja siin siis saab hääletada. Siin on näha, arendajad on olnud rohkem hääletajad just seetõttu, et nad siin tõenäoliselt GitHubis rohkem aega veedavad. Aga disaini sellised soovid võtame ka disaini koosolekul alati ette ja käime need läbi ja vaatame seal ka, et kellel mis soov on. Nii et siin võib-olla kõiki asju ei kajastu ka nendes häältes, vaid siis on seal kommentaarides kuskil kirjas, et ma olen ise kirjutanud, et mis projektides veel vajadus on. Ja võib-olla näitan korraks ka seda, et kus meil siin asuvad siis tegelikult ka sellised nii-öelda juhendid. Ehk siis siin on see definition of done, et siin on selline pikk checklist. See on siis mõeldud disaini komponentidele, et iga kord, kui me disainime seda Figmas, siis ta peab siit need kõik linnukesed ära täitma. Et mingid asjad on sellised suuremad asjad, et tee see dark mode ja mingid asjad on sellised, et vaata üle, et sul oleks see asi tehtud või mingid sellised meeldetuletused. Siin on dokumentatsiooni checklist ja siin on siis arenduse oma. Ja üks asi, ma näitan korraks tegelikult siia samusesse uuesti. Üks asi, mis siin veel on, kuhu ükskõik kes võib ka ligi pääseda ja vaadata, et meil on tegelikult ka kõik koosoleku nii-öelda protokollid on siis avalikud, et see on ka selline asi, kuhu kes tahab pääseb ligi, et võib-olla paljud seda ei tea, et ma olen seda koosolekutel ka öelnud, et kes tahab tagantjärgi midagi vaadata või näha, mis mingite otsuste taga oli, siis need on siin kirjas. Nii, ja keskkondadest siis üks põhiline koht on ka Storybook ja Storybookis on meil praegu siis 2 frontendi raamistikku. Siin on siis näha React ja Angular, et React oli tegelikult algupäraselt olemas, Angular tuli siis see aasta juurde. Ja siin on siis näha, siin tegelikult on küll arendusest liiga süvitsi ei taha rääkida võib-olla, aga siin on tegelikult näha, et ka disainerid või analüütikud või kes iganes saab tegelikult ligi pääseda, kui meie tiimil on midagi töös arenduses, siis tegelikult saab sellele nii-öelda harule ligi pääseda ja juba vaadata ka seda komponenti, kuigi ta ei ole meil nii-öelda kokku pandud veel selle peaharuga, kus kõik siis nagu viimane nii-öelda seis on. Ehk siis saab juba poolikut tööd üle vaadata või sellega tutvuda, et see on selline ka võib-olla info, mis huvitab isegi sellised projektijuhte, et kes tahavad mingeid asju üle vaadata või disainerid. Ja peamised komponendid on siis siin selles main harus ja siin on siis näha ka, et siin on ready ja community, 2 kausta. Community oli siis algupäraselt juba olemas siin, enne kui meie selle projekti endale võtsime, siis oligi ainult see community ja praegult on siis siia loodud juurde mingid komponente, mida siis tegelikult ready-ready'sse meie ei ole näiteks jõudnud arendada veel. Ja siin on näha ka, et ready-ready's on ka samamoodi see kaustade struktuur, mis ma näitasin ka ennem nii selles Jira Heightis kui ka Figmas. Et siis siit on näha täpselt samamoodi ja kõik komponendid on
siit saab tutvuda ja mis komponendid on olemas, et see staatus, kui Figmas näitab ka, et see on arendatud, siis seal on kirjas ka, et kas Reactis või Angularis ja siis saab vaadata, et milline ta siin on. Ja siin saab komponentidega tegelikult väga nagu nii-öelda ringi ka mängida, et siin saab vahetada neid tüüpe ja asju, et mis iganes parameetrid on tegelikult Figmas võimaldatud, siis need on siin arenduses ka võimaldatud. Ja näidistena on ka enamasti Figmaga samad näidised siin välja toodud. Ma näitan korraks Angulari ka. Angular on meil natuke teistsuguse värvitooniga tehtud, et oleks kerge eristada. Aga siin on ka näha, et siin on community juba natuke rohkem korras, sellepärast et kui keegi on kogukonnast siia arendanud mingit komponenti juurde, siis ta on juba jälginud seda meie tegelikult seda definition of done listi, sest siis see komponent lihtsalt pääseb kiiremini Tedile. Et siis on see kaustastruktuur ja nimetused ja kõiksugu selline ja muutujate kasutamine on siis juba Angularis natukene siis puhtamal moel. Aga siin siis samamoodi näitan seda nupu komponenti. Et siin saate siis, need on tegelikult kõik avalikud lehed, et siin siia pääseb siis ligi. Ei ole vaja mingit VPN-i ega mingit muud ligipääsu. Ja Slacki ma avama ei hakka, aga Slackis on siis ka võimalik liituda, kellel on huvi mingite asjadega kursis olla või siis just tegelevad siis mingi avaliku sektori projektiga, kus siis on plaanis Tedi kasutusele võtta või siis juba on kasutusel. Ja siin on mul selline väike slaid selle kohta, et mis või kes Tedi taga on, ehk siis kust tuleb sisend Tedile. Et seda oli natuke protsessis ka näha, et sisend tegelikult tuleb projektidest, kes Tedi hakkavad kasutama. Aga kui nüüd kõige kaugemat pilti vaadata, siis tegelikult Tedi nii-öelda toetused tulevad siis Euroopa Liidust. Et tegelikult nüüd, kui Tedi läheb üleriiklikuks, siis me saame ka selleks Euroopa Liidust toetust, et seda siis hooldada, hallata ja arendada. Ja Euroopa Liidust tulevad ka regulatsioonid. Ehk siis juhul, kui on mingitele süsteemidele või ligipääsetavusele tulevad mingid regulatsioonid, siis need tulevad sealt kõrgemalt, kaugemalt. Siis riigi poole pealt tulevad samamoodi otsused, regulatsioonid ja toetused ja ka kärpeplaan, et selle panin siia lihtsalt eraldi kirja, et see on see, mis Tedi suuremaks eesmärgiks saab ka raha hakata kokku hoidma siis riigil erinevate projektide pealt, et seal on siis tegelikult kindel plaan paika pandud, kui palju seda raha peab kokku hoidma. Ja selleks siis alles hakkame koostama plaani, et kuidas seda mõõta ja kuidas seda siis arvutada üldse. Sellepärast, et kui sa kasutad disainisüsteemi, siis sul puudub võib-olla täpne arvutus, kuidas ilma selle disainisüsteemita oleks olnud. Siis on kogukond. Kogukonna siis moodustavadki, nagu ma varasemalt näitasin ka, siis avaliku sektori organisatsioonid ja nende partnerid. Ehk siis meil tuleb koostöö kogukonnaga, meil tulevad community komponendid kogukonnast, meil tuleb tagasiside kogukonnast. Kui mingi komponent, mis juba Tedis on, ei tööta sellisel kujul, sest ta on saanud projektis tagasisidet, et ma ei tea, mobiilis ei tööta või mingi kasutatavus on kuidagi halb, siis me võtame seda arvesse ja parandame selle ära. Tehik on siis seal vahel, ehk siis Tehik tegelikult võimaldab meile keskkondasid, tegelebki kogu selle projekti juhtimisega, et see tegelikult tuli nüüd ka riigi siis Justiits- ja Digiministeeriumi ja RIA enda käest siis tegelikult Tehiku kätte, ehk siis Tehik jääb haldama riiklikku disainisüsteemi. Protsessid tulevad Tehiku käest, mis siis meie tegelikult Bitwebiga koos siis paneme Tehikuga koos paika ka ja kogu siis selline realiseerimine kas siis arenduse või disaini või dokumentatsiooni ja testimine tuleb siis praegult Bitwebist. Ja see tuleb ka kogukonnast otse, ehk siis Tehik ei ole tegelikult seal vahel seda nii palju reguleerimas, osaleb suuremates otsustes ja paneb paika siis mingid piirid, aga iseenesest meie Bitwebis suhtleme otse siis kogukonnaga, et kui ka Slackis, et kui kellelgi on mingid küsimusi või kuhu pöörduda või mida teha või et kuskil on mingi bugi, siis me tegeleme otse sellega. Ja siia ma tahtsin välja tuua siis selliseid asju, mis võib-olla välja ei paista. Et see ongi siis võib-olla see kõige rohkem köögiosakond, et kõik see eelnev oli rohkem selline, et mis asi see Tedi üldse on ja siuke tutvustav osa ja paljud, kes siin on ja kes on Tedi juba kasutanud, siis on tegelikult selle eelneva osaga juba kursis. Aga mis siin köögi pooles võib-olla
minu enda kui disaineri vaatenurgast on, et meil on mingid osakonnad, mis ei ole saanud liiga palju tähelepanu lihtsalt seetõttu, et TEHIK-us ei ole olnud senimaani neid projekte, kes oleksid tundnud näiteks huvi selle tumeda režiimi vastu või siis mobiili vastu või siis avalike nii-öelda vaadete vastu. Ehk siis TEHIK-us on väga palju selliseid siseprojekte, mis jäävadki avalikkuse eest varjule, need on ametnikele mõeldud rakendused. Ja seal on natuke teised nõudmised. Asjad peavad olema natuke kitsamad, natuke palju rohkem asju, rohkem nuppe, rohkem mida iganes peab saama korraga teha, sest seal on sellised taotluste haldamised ja menetlemised. Et kui nüüd mõelda avalikele süsteemidele, siis terviseportaal on siis üks näide, mis kasutab siis TEDi, et sealt kindlasti olete näinud, kui olid tuttavad komponendid. Aga muul juhul tegelikult see huvi ei ole senimaani suur olnud ja nüüd sellega, et TEDi läheb riiklikuks, siis huvi hakkab olema. Aga nüüd esimene küsimus ongi, et kus teil need komponendid on või kas saaks, et siis on hästi palju tulnud seda huvi. Mobiili vastu on endiselt, kõik TEDi komponendid jälgivad nii-öelda siis responsiivsust, ehk siis nad on kohandatavad mobiilile. Küll aga kui räägime mingitest mobiili konkreetsetest eraldiseisvatest komponentidest, mis on võib-olla ainult mobiilis kasutusel, et siis need on need just, mis ei ole eraldi tähelepanu saanud, sest laua taga lihtsalt ei ole istunud liiga palju inimesi, kes oleksid selle kasutamise vastu huvi tundnud. Siis vähene kokkupuude GitHubiga, et see on olnud üks selline, mis ma ise olen tundnud disaini poole pealt, sest see on selline arendajate tööriist ja sinna võib-olla kardetakse sisse logida, sinna ei minda kindlasti midagi kontrollima, et kas keegi on postituse teinud, et sellepärast need käivad sealt disaini koosolekult minuga koos läbi. Et see GitHubi võib-olla, võõrasus on siis see probleem, mis on olnud. Siis community versus TEDi disaini poolest, et arenduses meil on hästi selge see, et kui see on tegemata meie poolt, siis selle võib ükskõik kes arendada ja sinna nii-öelda koodivaramusse tagasi panna, kõik saavad kasutada. Figma enda piirangut ei luba seda päris niimoodi teha, et ükskõik kes saab kuskile Figma faili midagi luua kõigile nähtavaks. Et see osa on veel ise natukene lahtine ja mõtlemisel, et kuidas saaksid kõik disainerid panustada niimoodi, et nad ei saa editi õigust sellele disaini või sellele TEDi siis põhifailile. Aga nad saavad kuhugi ühisesse faili, kuhu kõik ligi pääsevad, saaksid midagi luua. Et praegult see community osa on natuke selline, et kui kellelgi on mingi komponent, mis on ainult tema projektis, siis see käib pigem disaini koosolekult läbi ja me otsustame juba seal ära, et kas see tuleks TEDisse ka või ei tuleks ja kui ta tuleb. Ja praegult TEDi tiimil ei ole jõudlust sellega tegeleda, siis me arutame lihtsalt, milline ta võiks tulla ja siis tehakse selles projektis ära, aga ta jääb Figma mõistes nii kaua sinna projekti peitu, et keegi teine ei näe, et keegi kuskil on teinud. Siis liigne või vähene dokumenteerimine, et see on olnud ka probleemiks, sest mida rohkem dokumenteerida, seda rohkem mulle tundub, et oodatakse seda dokumentatsiooni juhendit ka, ehk siis kaob ära see, et ise selle nii-öelda layout'i või mingi paigutuse või mingi vaate valmistajad, sest siis juba tahetakse, et oleks vaate näidised ja siis saaks lihtsalt võtta ja täita ainult tekstid ära muuta, ehk siis seda on ka olnud väga palju, et kelle jaoks on just liiga vähe dokumenteeritud, et ei ole juhendit, et kus mingi asi paiknema peab, kelle jaoks on liiga palju dokumenteeritud, et see on olnud selline konflikti koht võib-olla, sest praegult on TEDi enda eesmärk see, et TEDi on nagu pusletükid, sulle antakse need tükid kätte, pane ise kokku. Aga natuke ei ole päris puslenäide võib-olla õige, sellepärast, et seda saab kokku panna erinevalt. Ehk siis iga projekt peab ise vaatama, kuidas ta oma pusle kokku paneb. Et me ei tahagi seda nagu kellegi eest ära teha, sest igas projektis on natuke oma vajadused ja TEDi põhieesmärk on see, et projekti siseselt kasutatakse samu mustreid ja need ei muutuks. Siis kohandamine, muutmine ja juurde loomine, et nüüd kui TEDi on üleriiklikuks siis saamas või tegelikult juba saanud, siis seda on hästi palju, et tahetakse TEDi küll kasutada, aga tahaks oma värvidega, tahaks seda ühte nuppu natuke teistsuguseks muuta või tahaks seda teavitust nüüd natukene ümber muuta. Et on nagu igal projektil on mingid oma natuke muutmise soovid, et seda tegelikult võib teha. Siis peab seda tegema enda projektis, tegema mingi lokaalse komponendi, saab luua seda ka TEDi Figma muutujatega, et siis endale nii-öelda valmis mingi komponendi, mida siis kasutataksegi ainult selles projektis ja see ei puutugi tegelikult otseselt TEDisse. Miks me seda ei soovita, on lihtsalt see,
ta tekitab siis selle halduse lihtsalt sellele projektile juurde, et Tedi ise vastutab, võtab vastutuse ära. Et Tedi vastutab selle eest, et need komponendid on kontrollitud, WCAG-le vastavad, et kui keegi teeb mingit ise oma asja, siis lihtsalt sinna läheb rohkem aega ja raha. Et see on lihtsalt ainuke põhjus, aga tegelikult kedagi otseselt ei sunnita kõiki komponente võtma, et Tedist võib noppida välja need asjad, mida on vaja. Aga riiklikult on muidugi see suunis, et kõiksugu sellised iseteenindusportaalid, mis on avalikkusele suunatud, et nad oleksid ikkagi ühtse protsessiga, ühtse väljanägemisega ja kasutaja tunneks, et seal on talle tuttavlikkus, et kui sa lähed ühest portaalist teisi, hakkad midagi seal taotlema, et siis on juba teada, kus kohas võib-olla mingid asjad paiknevad, et ei ole igas portaalis salvesta nukk kuskil erinevas nurgas. Ja WCAG on siis ligipääsetavuse nõuded. Sellega on olnud selles osas probleemi, et WCAG ise on selline, et seda saab natukene lugeda ühe nurga alt ja natuke lugeda teise nurga alt ja siis järgmine päev veel kolmanda nurga alt. Et ta on nagu, ta ei ole nii üheselt mõistetav ja seal on nagu nii palju erandeid, et on olnud seda ka, et Tedis mingi komponent saab valmis, me oleme ta nii-öelda läbi kontrollinud ja siis tuleb välja, et mingil ekraanil kuskil ei olnud see nii-öelda boldiks muudetud tekst ikkagi piisavalt bold, ehk siis mingi aktiivne ja mitteaktiivne komponent ei olnud üksteise vahel siis piisava erisusega. Et see on selline paratamatu probleem, millele eriti lahendust ei olegi. Siis töövahendid. Et see on ka selline asi, mis on nagu paratamatus, sellest ei saa mööda, sest me ei saa Figmat välja vahetada. Figma on paratamatult kõige populaarsem prototüüpimise keskkond. Aga muutujatega on seal probleeme olnud, nagu ma enne mainisin ka, et kui muutujad tulid, ka siis ei saanud ja ka praegult ei saa neid kollektsioonide vahel muuta. Ehk siis kui otsustad, et tahaks nüüd ühest kollektsioonist selle nupumuutuja kuidagi teise panna või et ma teen mingi struktuuri ümber, siis seda teha ei saa, siis võib need ära kustutada ja uued teha. Et selline Figma jäikus mingites sellistes enda sisemistes asjades on siiamaani vahepeal katsumus. Siis avalik ja sisene ligipääs. See on ka olnud meil nüüd viimasel ajal eriti aktuaalne just sellepärast, et Figmasse on suurem huvi tulnud, et sisse vaadata ka nende poolt, kes ei kasuta veel Tedi. Ehk siis Figmal on 2.11 välistavat funktsiooni, et kui me tahame, et nad oleksid, et see fail oleks leitav, siis nende projektide jaoks, kes seda päriselt kasutavad seal Tedi Figma sees, siis see fail ei saa olla avalik. Aga kui see fail on avalik, siis seda ei leia need projektid jälle üles, kes seda kasutada tahavad. Ehk siis meil on Figmaga järgmine nädal kõne sel teemal, et seda nii-öelda parandada, et need on veidrad üksteist välistavad asjad, nii et siis ma iga nädal natuke pean mingit nuppu vajutama, sest keegi tahab väljaspoolt sisse tulla vaatama, aga keegi tahab seespoolt seda Tedi endale külge ühendada ja siis peab nagu midagi kogu aeg sisse välja lülitama. Ja harud on ka, mis on nagu selline asi, mida me tahame Figmasse disaini tegelikult rohkem integreerida. Arenduses on olemas siis, et sa saad põhiharust teha siis oma haru ja sa saad seal oma täiendused asjad ära teha ja tegelikult ka meie nii-öelda tuumiktiimi arendajast saab üle vaadata ja siis ta võib sinna põhiharu tagasi minna. Küll aga Figmas need harud ei tööta veel nii hästi. Seal saab samamoodi teha, et seal saab iga üks, kellel isegi ei ole edit-õigust, saab seda haru luua, et siis seal teha enda kohandusi. Aga kui panna see tagasi sinna põhiharru, siis Figma teeb mingi segaduse sinna kokku. Ehk siis ta ei suuda neid asju omavahel niimoodi kokku panna, et midagi muud katki ei läheks. Et see on ka selline asi, milles Figma on veel ise nagu arengujärgus. Siis staatused, et see on ka olnud siis see leiutamise koht, et Figma võimaldab öelda, et kas see on valmis või ei ole valmis arenduseks. Aga mitte seda, et kas ta on meil Reactis valmis või Angularis valmis või selline nagu nii-öelda siis väiksema ja madalama taseme paindlikkus. Siis ligipääs üle asutuste. Et see oli ka asi, millega me juba alguses tehiku nii-öelda ajal, kui see oli ainult tehikus kasutusel, juba siis kaklesime selle teemaga. Aga nüüd on see veel rohkem tulnud esile, sellepärast, et me alguses ei tahtnud kõiki organisatsioone sinna Tedi Figmasse sisse kolida. Et me mõtlesime, et teeme niimoodi, et paneme selle Figma üles. Figma ongi tegelikult üleval, siis Figmal on endal siuke Figma kommuun, kus on siis tegelikult internetis kõik need disainisüsteemid on üleval, Tedi on ka seal üleval. Aga seal kommuunis on mõned üksikud failid, mille saab enda projekti niimoodi külge tõmmata, et ta on nagu online'is üleval, aga ta jääb sinu projektiga nagu niimoodi seotuks, et sa saad uuendusi ka sinna sisse. Aga tuleb välja, et Figmal on ainult mingi
käputäis selliseid faile, mis on nende enda poolt toetatud siis, mis ongi näiteks Material Design ja iOS-i mingi disainisüsteem, mida saab selliselt tõmmata sinna endale nii-öelda faili külge. Aga muul juhul nad seda ei võimalda, ehk siis kui meie panime oma Figma faili üles, siis seda saab lihtsalt alla dubleerida, ehk siis see ei jää seotuks selle originaalfailiga. Et see on ka selline asi, et üle asutuste sellele ligi ei pääse, et siis saab endale lihtsalt alla dubleerida või siis kolida tediga kokku siis sinna Figmasse. Siis muudatuste ajalugu ja võrdlus, et see on ka selline asi, et Figmas suhteliselt tihti tuleb ette seda, et ma muudan mingit muutujat. Mitte võib-olla liiga tihti, aga ikkagi vahepeal tuleb, sest tuleb midagi muud juurde ja siis muutub see algupärane muutuja ka, et seal tekib mingi primary ja secondary ja siis muutub selle muutuja siis nagu nii-öelda lihtsalt selle tekst põhimõtteliselt. Siis Figma annab selle peale märku, et kõik 135 või 137 komponenti on muutunud. Ehk siis sellised Figma enda eripärad ja need tegelikult muutusidki, sest nad kasutasid seda muutujat. Aga Figma ei näita, mis täpselt muutus, ehk siis sa ei tea kunagi lõpus, kui sa vaatad, et sul on 137 nagu komponenti muutunud, millises muutus päriselt visuaalselt midagi, millises muutus ainult tagataustal mingi muutuja, ehk siis ta ei muutnud visuaalselt seda. Ja kui sa seda just nagu kogu aeg näppu peale ei hoia, siis on nagu väga kerge see järg ära kaotada, sest Figma selle järje hoidmisel ise liiga palju kaasa ei aita. Siis veateadete puudumine. Me oleme liiga palju aega raisanud selle peale, kuidas mingid asjad on Figmas, näitab mingit hüüumärki kuskil nurgas, aga ta ei ütle igaks juhuks, et milles asi on. Ehk siis otsinud netist, et mis kellegi kuskil postitustest, mis kellegi selle probleemi on ära lahendanud, ehk siis ta ei juhenda sind läbi nii-öelda selle probleemi lahendamise. Ehk siis hiljuti oligi, kui me lisasime nüüd selle Muisi ja Riti selle teise värvikollektsiooni juurde ja näitab, et väike hüüumärk on ja meil läks selle lahendamiseks, ma ei teagi, terve päev ma võiks arvata vist äkki kokku terve nädala peale, siis erinevatel päevadel mingid jupid, et lihtsalt ära lahendada see, et tegelikult see liigutus, mida oli vaja teha, oli siis see uus värvimood tõmmata ka sinna ikoonide faili sisse ja siis ikoonid uuesti tõmmata põhifaili sisse. Ehk siis, et kuna seal põhifailis olid ikoonid, kelleni ei olnud jõudnud veel see uus värvimood, siis see põhjustas mingi segaduse, aga Figma sellest teada ei andnud kuidagi, lihtsalt error. Ja õigused ja ligipääsud, et sellega on ka olnud siin teemasid, et Figma tegelikult võimaldab väga granulaarselt neid õiguseid jagada, et saad selle workspace'i adminiks või editoriks ja siis saad tegelikult faili tasemel ja siis saad veel tiimi tasemel ja projekti tasemel. Aga seda järge hoida, et kus kohas kellelgi tuleb veel midagi kuskile lisada, seda ta ka väga kaasa ei aita, ehk siis või kokkuvõtet näidata, et kus kohas kellelgi täpselt mingi õigus on, et seal ta ka nagu natukene eksitab, et see on ka selline asi, sest neid litsentse on lihtsalt paratamatult meil nii palju juurde tulnud, et see on praegust tedi supporti igapäevane töö, et kellelgi on vaja kuskile ligipääs anda või kuskilt ära võtta. Ja tihtipeale võib jääda kuskile mingile teisele tasemele see ligipääs veel kuidagi alles. Ja siis on ka siirahäiti probleemid. Siirahäit on meil kokku jooksnud. Figma ise ei ütle, et Figma fail liiga suur on, sest Figma jaoks on see veel okei suurusega, ta on alla 50%, ma peast ei mäletagi, võib-olla 20, võib-olla 30. Ehk siis ta ei ole tegelikult liiga suur, aga siirahäiti jaoks ta on liiga suur. Ja siirahäiti tiimiga suheldes ka nad ütlesid, et me peaksime selle disainisüsteemi äkki lihtsalt 2 tegema. Et nad ei suuda nii suurt faili endale sinna sisse süüa ja siis need pildid, mis seal on, mis tulevad Figmast, need jäävad lihtsalt laadima. Ehk siis natuke tundub, et iga komponendi juures on see loaderi komponent, et jah. Me tegime sellele ise praegult siukse lahenduse, et me hakkasime uutel komponentidel, mis vajavad seda komponendi näidist, me hakkasime nendele tegema eraldi Figma faili, kuhu on sisse tõmmatud ka lihtsalt tedi komponendid, aga need ongi need näidised, mis lähevad siis siirahäiti, sest siis ei ole selle faili maht nii suur. Aga see tekitab mingit lisatööd juurde, mis on nagu, ja see peab nagu siis protsessis kuidagi näha ka olema, et natukene see, et kui keegi teine disainer võtab üle, siis ma pean ise lihtsalt ütlema, mis rada pidi kuskilt tuleb käia, et see on selline, et kes teab, see teab. Ja siirahäiti piirangute all mõtlesin ka seda, et seal küll kuvab väga hästi muutujaid, seal kuvab väga hästi neid, välja arvatud, kui maht on liiga suur Figma failil, neid näidiseid. Aga näiteks me tahtsime sinna seda landing lehekülge teha ja mingeid asju oleme veel tahtnud seal mudida, siis selle nii-öelda
kohandamise piirangud on tegelikult suhteliselt suured, et sa saad teha ikkagi nende piiride järgi, mis seal on, mis on ka arusaadav, et ta on ikkagi valmis süsteem. Siis protsessis on alati tegelikult see on asi, mis vajaks võib-olla parendamist, on siis sünkroonsuse arendusega, et selles protsessioonisel ma liiga palju ei peatunud, aga seal tegelikult viimane samm, kui mina teen disaini failis komponendi valmis ja release'in, siis minu järgmine tegevus on see, et ma lähen sinna arenduse lauale ja teen siis sinna väikse task'i, mis siis ütleb, et arendage see ära ka. Ehk siis see samune mingi nupp või teavitus või mis iganes, et see ongi see meie sünkroonsus, et see ei ole nii automatiseeritud, et kuskilt arendaja saab teada, et Figmasse tuli mingi komponent juurde. Et ma teen nii Angulari kui Reacti lauale siis lihtsalt task'i, et see tuleb nüüd arendada. Küll aga toon selle välja, et muutujad lähevad meil otse. Et kui meil Figmas mõni muutuja muutub, siis arendaja mingi regulaarsusega uuendab lihtsalt muutujad, et need tulevad läbi Figma API siis arendusse otse välja. Siis kaasamine ja koosolekutel osavõtt, et see on ka võib-olla ajas olnud selline asi, mis on siia-sinna natuke klaperdanud, et kui tihti neid koosolekuid teha, kes peaks osa võtma, kes tahavad osa võtta. Et praegult meil on jäänud selline rutiin, et iga 2 nädala tagant on siis disaini ja arenduse koosolekud. Ja need on kõigile välja kommunikeeritud, kes tahavad, need tulevad, aga paratamatult on see, et alati kõik osa ei võta, kes tegelikult edikomponente kasutavad, et siis on lihtsalt see inforuumist välja jäämine, aga me ei saa sinna ise rohkem midagi teha, kui lihtsalt seda platvormi võimaldada, et disaini koosolekul on ka olnud tegelikult vahepeal 2 inimest, aga vahepeal 25 inimest, et siis see on hästi selline muutlik, et see sõltub ka muidugi suvepuhkustest ja muudest asjadest, aga et siis lihtsalt võib-olla mingitel olulistel teemadel ei istu laua taga nii palju projekte, kes tegelikult võiksid sõna võtta. Sest mis selle TEDi võit on tegelikult see, et kõik projektid saavad oma tellimust sinna esitada. Ja TEDi teeb tegelikult siis, kui see komponent on üle mitme projekti kasutatav, siis TEDi tegelikult lihtsalt täidab selle tellimuse ära. Aga kui seda tellimust ei kommunikeerita või siis on mingi teistsugune komponent või nagu natukene siis mitte nii vajadustele vastav komponent tehtud, mis selle projekti vajadustele ei vasta, siis järelikult ta ei olnud lihtsalt selle sõnavõtmise juures, mis ei tähenda muidugi, et hiljem ei saa täiendusi teha. Et loomulikult need komponendid käivad meil ringi ratast kogu aeg, et juba arendatud, juba disainitud komponendid tulevad uuesti lauale, sest sinna on vaja mingi väike lisa juurde teha. Siis otsustamine, mis on oluline ja mis ei ole, sest nüüd on ka aina enam tulnud projekte, kes kõik tahavad midagi, ehk siis tuleb teha mingi sõel selle vahel siis, et mida me teeme ja mida me enne teeme, et see paratamatult tulebki siis sellest praegult, et kui on rohkem huvilisi, siis teeme enne ja kui on vähem, siis teeme hiljem. Ja kui teeme hiljem, siis peab projekt võib-olla ise tegema seda. Et ma jõuan kohe selleni, kui väike meie tiim tegelikult on. Siis ebapopulaarsed otsused, mis on tegelikult siis seotud ka selle eelmise teemaga, et vahepeal kellegi komponenti me ei tee ja peame ütlema, et tehke ise sellepärast, et meil ei ole see teistes projektides tegelikult vajalik. Et mingitel juhtudel me otsustame ise, et see on piisavalt üldine komponent, mingi, ma ei tea, valge nupp näiteks tumedal taustal, et seda ei pruugi tegelikult võib-olla mõni nagu ükski teine projekt öelda, et neil läheb vaja, aga see tundub nii üldine komponent, et me võtame selle ikkagi tegelikult endale töösse. Siis see süvenematus ja info ja keskkondade rohkus käib ka natuke omavahel kokku, et väga tihti küsitakse mingeid asju, mis tegelikult kuskil on olemas. Et kerge ongi küsida, et kerge on kui otsida. Et me oleme teinud endast kõik, et panna need asjad kuskile kättesaadavasse kohta, aga paratamatult, kuna see on probleem, mida me ei saa liiga kergelt lahendada kuidagi ka, et neid keskkondasid ongi nii palju. Osa info on GitHubis, osa on kuskil Jira Heightis, osa on Figmas, et kus ja mis teha või käia, et me oleme ise teinud ka seda lihtsalt, et me ristviitame neid kõiki keskkondasid. Aga see, et mingid koosoleku märkmed kuskil GitHubis mingis väikses kohas peidus on, et seda ei pruugi üles eriti leida, et jah, see on ka kindlasti selline probleemi koht, millega tegeleda, kui nüüd TEDi kasvab. Siis TEDi populaarsus. TEDi on tegelikult populaarseks saanud väga suuresti ka niimoodi, et arendajad, kes on kasutanud juba TEDi komponente, viivad nii-öelda alt ülespoole mingitesse teistesse projektidesse selle info edasi, et see tellija ei pruugi teadlik olla isegi sellisest disainisüsteemist nagu TEDi.
ja arendajad ise näiteks on öelnud, et nad eelmises projektis kasutasid, nad tahaksid nüüd selles projektis ka kasutada, sellepärast et neil on need komponendid tuttavad, nad teavad, et nad katavad vajadused ära. Ehk siis see populaarsus on jõudnud nagu, me ei käi ainult ise seda reklaamimas, me oleme muidugi mingites kohtades käinud siin rääkimas ja tutvustamas, aga et see kasvab selle kogukonnaga ise, see populaarsus. Ja väike tiim panin siia ka, et see on olnud see meie köögi pool ka, et võib-olla kui ma ei olegi täpselt kindel, kui palju nagu tiimiliikmeid Veeras oli või kui palju mingite erinevate riikide disainisüsteemides on, aga meil, ma arvan, täiskohaga on see tegelikult ainult 3 inimest olnud. Et kõik on siin erinevatel hetkedel olnud pooliku kohaga või veerand kohaga ja disaini poole pealt olen mina ise vastutav ja iga komponent käib tegelikult minu käest läbi. Ma annan selle enda ettevõtte siseselt mõnele teisele disainerile testimiseks enne, kui see läheb välja. Ja arendus on ka siis olnud poole kohaga ühte, poole kohaga teist, et Angulari ja Reacti ja samamoodi projekti juhtimine, et kõik need asjad on võib-olla kokku annavad 3 täiskohta, et meil on tegelikult üsna väike tiim kogu selle projekti peale olnud. Ja midagi positiivset siia lõppu, mis ma ei tea, mis pealkirja siia panna head, et mida ma tunnen, et see projekt kindlasti on andnud siin köögi poole peal, on see koostöö kogukonna disaineritega. Ehk siis üheski teises projektis ei ole olnud seda kokkupuudet teiste ettevõtete disaineritega nii palju, sest tihti on siis ühes projektis ongi siis sinu enda ettevõtte disainerid ja sükest arutelu täiesti teise võib-olla mingi nurga alt või mis iganes teiste vaateid üle vaadata ja seda arutada seal kõik koos. Et see on tegelikult väga selline positiivne on ja sellest tulenevalt ka see järgmine punkt, mis on siis jagatud teadmised. Et ma tunnen, et siin on see kogukond selline, et keegi hoia mingeid asju endale ka, et keegi seal disaini koosolekul ütlebki, et ta tahaks näiteks seda, hiljuti oli üks teema ka, et tahaks seda vestluse komponenti, kus siis on siuke chat edasi-tagasi, et meil näiteks Tedis siukest ei ole, aga keegi teine ütles, et meie projektis on see just tegemisel ja et inimesed jagavad omavahel siis seda ka, et okei, näidake, et milline teil on ja chatime pärast edasi, et see läheb nagu Tedist see läheb ka Tedi tiimist välja poole, see jagatud teadmised. Siis suur väline huvi, see hulgas ka välismaalt, et hiljuti tegime tegelikult esitlusega Hollandile, et Hollandi disainisüsteem ja kõik huvilised, kes tahtsid, said siis kuulama tulla. Ja ka Singapurist käis Singapuri nii-öelda valitsuse disainitiim, käis Eestis siis disainiöö, disaini nädala raames. Ja nendega me tegime ka sellise väikse 3-tunnise kohtumise, kus siis nendel ei ole tegelikult disainisüsteemi ja nad tahtsid tutvuda siis, mis meil olemas on ja kuidas me seda haldame. Et see on tegelikult väga tore selline huvi, et on olnud. Ja see väline huvi, selle all ma mõtlesin ka tegelikult algupäraselt väljaspoolt tehikut, et nüüd on see loomulik asjade käik, kui ta riiklikuks läheb, aga alguses, kui ta ei olnud tehiku väline, siis juba siis see väline huvi oli väga positiivne, et e-ehitus oli esimene nii-öelda väline selline register, kes ütles, et nad tahavad Tedi peale tulla ja seda siis peamiselt mitte disainikomponentide pärast isegi, vaid lihtsalt, et arenduskomponendid on valmis ja neid saab lihtsalt võtta sealt. Siis Figma puudujääkide loominguline lahendamine on mulle endale selline positiivne asi, et kogu aeg on mingid seiklusi selle Figmaga, et isegi guugeldades ei leia neid kõiki asju, et seal peab nagu ise välja mõtlema mingeid asju. Ja teistele disaineritele komponentide loomine ma tõin selle välja sellepärast, et tihti kui, nagu ma alguses ütlesin, et kui ma olen ka loonud disaini komponente ise endale projektis, siis sa ei mõtle läbi võib-olla, mis selle iga parameetri nimi on ja kuidas see komponent nimetatud on, kuidas hiljem, kui keegi seda otsib, kas ta leiab selle üldse ülesse. Et see teistele disaineritele kasutamiseks loomine on natuke mingi siukse teistsuguse külje sellele juurde andnud. Ja mul on siin mõned korduma kippuvad küsimused ka, et võib-olla need samad küsimused on juba teil mõttes ka olnud. Ehk siis miks Tedi üldse loodi, kui Veera oli olemas? Et selle peamine põhjus tegelikult oligi see, et tehikul oli oma disainisüsteem tekkinud sellest algupärasest Veerast juba. Aga tehikul olid mingid omad vajadused, ongi mingid klikatavad kaardid, üldse mingid kaardikomponendid, võib-olla mingi ajajoon kuskil, et Veera pakkus väga selliseid baaskomponente, nupud, vormid, ma ei tea, kalender, teavitused, aga seal puudusid juba sellised, mis läheksid nagu
mida tehikul nii-öelda oli vaja kasutada, neid oli ikkagi osaliselt puudu. Lisaks tehikul oli mingites asjades sellised oma kohandused tehtud, et laias laastus, kui tegelikult tavainimene peale vaatab, siis ta ei näe seda erisust Veera ja Tedi vahel, et see visuaalselt ei olnud nüüd nii nähtav. Ja kuna tehikul niikuinii oli vaja seda enda disainisüsteemi, sest see oli kohandatud Veerast, siis ta ei pidanudki kuidagi Veerat asendama. Veera oli kõigile teistele mõeldud, tehik tegi kuna tehiku majas juba oli nii palju projekte, siis tehik tegi lihtsalt endale oma disainisüsteemi, sest selliseks kasutamiseks tegelikult Veera oligi mõeldud ka, et sa võtad selle alla ja võib-olla lisad midagi juurde ja kohandad seda, aga sa kasutad laias laastus seda põhja. Siis miks peaksime Tedi kasutama, et see oli ka selline küsimus peamiselt siis, kui tehikus läks see justkui kohustuslikuks, siis selle vastus on ka siin korduvalt tegelikult läbi käinud, et see lihtsalt hoiab aega ja raha kokku. Et muul juhul ei peakski, aga lihtsalt see annab palju kiirema stardi ja sealt saab välja noppida asju, mida tahad, mida ei taha, et ega ta muul põhjusel ei olegi tehtud kui lihtsalt asjade ühtlustamiseks ja raha kokkuhoiuks. Kuidas Tedi kasutusele saan võtta? Et see on ka siuke korduma kippuv küsimus. Selle kohta ma näitasin siukest väikest onboardingu protsessi ja siis tulebki lihtsalt meiega ühendust võtta ja siis me viime läbi sellise tunniajase juba vähe õpitud onboardingu protsessi või siukse tutvustuse ja toomegi siis nii-öelda pardale. Meil on nüüd, ma arvan, iga kuu olnud ikkagi mitu onboardingut, siis, kus on juba mitmed erinevad ettevõtted kaasatud. Kuidas ja kas ma saan Tedi komponente muuta? Et ma siin seda ei näidanud, aga tegelikult disainikoosolekul olen ka varasemalt näidanud, et tegelikult kui sa oma komponente lood, siis sa saad kasutada Tedi muutujaid selleks ka. Ehk siis kui sul on mingi oma projekti spetsiifiline asi, siis saad taaskasutada Tedi muutujaid, ehitada oma asja. Kui sa tahad muuta, siis sõltub, mida sa muuta seal tahad. Et kui sa tahad ainult taustavärvi muuta, siis saad tegelikult Figma mõistes selle Tedi komponendi endale sisse võtta sinna oma disainisüsteemi. Muuta need värvid ära selleks, mis sa tahad. Sest arenduses on ka neid tegelikult kerge üle värvida. Ja siis teha sellest uus komponent, mille kõhus tegelikult elab Tedi komponent, aga lihtsalt siis uue enda värvitud värviga. Et tegelikult saab neid niimoodi kasutada, et ei pea sellest Tedi disainisüsteemist lahku lööma. Siis oli ka küsimus, kui veel oli see rohkem tehiku sisene disainisüsteem. Miks mõned variatsioonid ja komponendid ära kadusid, mis varasemalt olid seal olemas ja miks midagi muutus? Ja selle peamine põhjus on see, et kui me alguses hakkasime neid komponente ükshaaval üle vaatama, siis mingitel komponentidel me disaini koosolekul ei saanud ise ka aru, miks need tekkinud on. Ja osad komponendid olidki tekkinud nii pidi hoopis, et arenduse komponent oli valmis. Seal oli, ma ei tea, genereeritud näiteks igat värvi komponenti primary, secondary, tertiary. Ja siis disainis oli vastupidi siis viidud see sinna Figmasse, aga tegelikult kui me disaineritega vaatasime peale, siis neid nuppe oli lihtsalt nii palju, et keegi ei teadnud ise ka enam uus projektis ja mis juhtudel mingeid nuppe kasutatakse. Ehk siis me käisime iga komponendiga ikkagi läbi, et kas seda variatsiooni on vaja ka või mitte, või see on lihtsalt tekkinud kas arendajate poolt või siis ajalooliselt jäänud ja keegi tegelikult ei tea kust, või siis see komponent oli nii projekti spetsiifiline, et ta tegelikult ei ole jagatud disainisüsteemis, ei peagi olema. Kui tahetakse uut komponenti või muudatust, siis ongi jah see, mis ma varem ka välja tõin, ehk siis tulebki siis luua see postitus, discussion ja disaini koosolekult tuleb siis kindlasti läbi käia. Ma võtan selle ka ise seal teemaks, aga hea oleks, kui isegi mingites projektides, kus ei ole disainerid sees, vaid on analüütik, et siis ma soovitan projektidel analüütik saata sinna disaini koosolekutele, sest muidu lihtsalt selle projekti häält seal koosolekule ei kaja. Oma värve ja fonte tegelikult saab kasutada, ehk siis me saame neid sisse tuua. See ei ole soovitatav, aga praegult on 2 sellist sisesüsteemi, mis on tegelikult tahtnud väga oma värve, nii et need on tegelikult Tedis sees ja see pole kuidagi takistatud teistel ka neid värve kasutamast. Küll aga Tedi ei võta vastutust siis nende värvide nii-öelda kontrastsuse vastamise eest. Ja kui Tedi komponent ei ole arendatud, siis tuleb ise arendada. Või siis küsida, et millal tuleb. Siis see küsimus oli tegelikult siin ka siia registreerimisel sai ka küsimusi küsida ja see oli siis seal ka toodud välja, et Tedi on tegelikult mõlemale mõeldud avalikule ja õigmini
seda võivad kasutada mõlemad, aga see on loodud avalikule sektorile. Erasektorile on seda võib kasutada. Erasektori häält me ei võta selliselt kuulda, sest tegelikult koosolekutel võib kasutada, aga võib osaleda koosolekutel, aga me ei võta häält selles osas kuulda, et see tegelikult on riigi rahade eest, see on avaliku sektori süsteemidele loodud. Ehk siis kui erasektor tahab seal oma muudatusi teha, ta võib selle alla dubleerida ja teha seda nii-öelda enda jaoks kohandada. Seda ei või selliselt edasi müüa, aga seda võib kasutada siis enda süsteemi tarbeks. Et jah. Muidu see on avalikule sektorile loodud ja avalikele süsteemidele või kui avalikele ametnike süsteemidele, aga avalikule sektorile. Et see järgmine küsimus oli ka teemaks, et see on aina rohkem aktuaalseks osutunud siis, et kas see on avalikele või ametnike projektidele mõeldud või rakendustele. Et see on mõlemale mõeldud, aga praegult lihtsalt on seal komponendid ja sõna on võtnud rohkem ametnike rakenduste disainerid ja seda seetõttu lihtsalt, et tehikus ei ole lihtsalt avalikke rakendusi nii palju olnud ja ega see komponentide erisus liiga suur ei ole, et ametnikel on võib-olla mingid asjad natukene kitsamad ja natukene kompaktsemad ja avalikel rakendustel on kindlasti võib-olla selliseid teksti rohkemaid sisusid, millega me hakkame TEDis ka tegelema, et on võib-olla mingid blogipostitused või mingid uudiskirjad ja nii edasi, et selliseid asju praegu TEDis ei ole, aga tuleb kindlasti. Ja TEDi Figma disainisüsteemi enda külge saamine tähendab seda, et mis iganes projekt see on, peab kolima TEDisse, TEDi Figmasse siis. Ja kus TEDi kasutust valmis rakenduse näitel näha saab, et see on olnud ka siuke korduma kippuv küsimus, kuna see on olnud ametnike rakendustest, siis ta on igal pool peidus, aga terviseportaal on võib-olla siis üks hea näide, mis on tegelikult avalikkusele loodud. Ja see on ka olnud viimasel ajal just eriti, et kas näidisvaateid saab kuskilt kopeerida põhjaks, et neid hetkel ei saa, aga me teeme kindlasti just arenduse kui ka disaini mõistes, et on mingid põhjad olemas tõesti, kust saab siis kopeerida. Küll aga jah, igal projektil on ikkagi oma vajadused ka, et see ei ole selline kohustuslik asi. Ja siis kas TEDi on nüüd riiklikult kohustuslik? Seda ütleb iga organisatsioon ise tegelikult oma hangetega, et kas seal on kohustus TEDi kasutada või mitte. Et TEDi ise üldse ei defineeri, kas tema on kohustuslik, et see tuleb kõrgemalt riigi tasemelt, aga tõenäoliselt hakkavad seda iga organisatsioon ise reguleerima vastavalt sellele, kui palju on sellel projektil ka rahastust, sest see lihtsalt hoiab raha kokku. Ja üks selline TEDi tuleviku kokkuvõtte ka veel, et mis Veerast ja TEDis saab. Veera jääb kättesaadavaks kuni 2028, ehk siis 3 aastat peab siis teda säilitama. Ta kolib TEDiga kokku, ehk siis see Figma ja Sirahait kolivad siis TEDiga kokku. Me võtame sealt dokumentatsioonist, mis seal on rohkem, mida TEDis ei ole. Vaatame, kuidas ta sinna sobitud, paneme need kokku ja Figma siis kolib ka siis TEDi alla. TEDi kindlasti hakatakse suunama rohkem hangetes kasutama. Ja mis ma varasemalt ka välja tõin, mis lihtsalt TEDi ja Veera vaheks jäigi, siis oli see, et TEDi on selline pidevalt arenev organism ja koos oma selle kogukonnaga, tuumikmeeskonnaga ja sellega, et keegi on kogu aeg seal supportimas. Ehk siis ta ka jääb selliseks, et see on tegelikult riigi suund. Lihtsalt Veeraga seda ei juhtunud, et see oligi tõenäoliselt seda, et tehik lihtsalt toimetas oma disainisüsteemiga natuke paremini. Protsessid ja protsessid kindlasti kohanduvad natuke, üldistuvad. Ennem oli meil selles protsessis väga tehikuspetsiifilised asjad sees, mis nüüd peavad käima kõikidele projektidele, mitte ainult ühe organisatsiooni. Ja peame looma ka haldus- ja juhtimismudeli ja kasvatama kindlasti tiimiga, et tiimi kasvatamine toimub nii praegu Bitwebi kui ka tegelikult tehiku poole pealt, et järgmine aasta hakkab TEDi rohkem kiiremini edasi arenema, et siis ei pea kolmekesi sellesse panustama. Raha tuleb Euroopa Liidust, digipöörde toetus. Mis disainis loodetavasti muutub, on see, et nagu ma varasemalt ütlesin ka, et siis avalikud veebid muutuvad natuke rohkem tähtsamaks ja ka neid süsteeme tuleb rohkem laua taha, kes ütlevad selles osas sõna sekka. Ja samamoodi ka mobiili ja tumeda režiimiga.
et muul juhul on natuke asjatu seda tumedat režiimi luua ka, kui keegi väga kasutusele ei võta, et siis see tegelikult tekitab lihtsalt tööd juurde. See maha kindlasti ma arvan ei lähe, aga ma lihtsalt loodan, et selle nii-öelda projekti, kes seda kasutavad või projektidest tuleb seda rohkem ette, et seda hakatakse kasutama. Et muul juhul puudub sellel ka tagasiside, et kui hästi mingid asjad töötavad seal, sest vaateid liigu palju sellele ehitatud ju ei ole. Siis seda on ka kindlasti näha juba praegult, et organisatsioonid tulevad oma selle kohandamise nõudlusega siis, et kes tahab mingit komponente just enda nägu või enda värvi või enda fondiga, et see on ka selline asi, mis alles loksub paika, kui palju seda nüüd võimaldada ja kui palju mitte, et see ei tooks juurde tööd meeskonnale, sest meeskond tegelikult tegeleb enda disainisüsteemiga, et kui keegi tahab seal oma värve teha, siis praegult me olemegi tegelikult leidnud ka selle viisi, et kui, nagu ma enne rääkisin, et tegelikult Figmas on need harud, et siis kui keegi tahab oma värve, siis tuleb teha eraldi haru. Ma juhendan, kuidas ja kuhu tuleb muutujaid juurde panna ja siis selle projekti enda disainer tegelikult lisab need värvid sinna ära. Ma vaatan need üle ja siis panen selle tedisse mingi hetk tagasi, sest muidu need ei jõua tema projekti välja. Ja arenduses võib kindlasti lisanduda uusi raamistikke juurde, lisaks Angularile ja Reactile. Vue on käinud laualt läbi mitu korda ja muudest teemadest on kasutuse efektiivsuse mõõtmine kavas. Kuidagi peame seda mõõtma hakkama, kui suur raha kokkuhoid on TEDi kasutamisel, aja kokkuhoid ja TEDi ja AI koostöö tõin ka välja. TEDi on juba katsetatud, ma olen ise ka katsetanud, et kuidas ta AI-ga läbi saab. Kui ta sisse sööta mingitesse kohtadesse ja öelda, et tee nüüd see prototüüp valmis, siis sõltuvalt sellest AI-st endast on see läinud kas paremini või halvemini. Et jah, et me katsetame veel mingeid erinevaid rakendusi ja võib-olla saab sellest ka mingi soovitus kuskile TEDi dokumentatsiooni nurka. Vot, aitäh teile. Kas on äkki